Hoolimata aastanumbri vahetusest jätkab autoportaal sõidukite vahendamist ning müügitoppide koostamist. Ja nii olemegi jõudnud ABC Motorsi kasutatud autode müügisalongi. Siin oleme sellepärast, et ABC Motorsi üheks leivanumbriks on Renault ning detsembri müügitoppi domineeris Clio. Konkreetne auto ei ole küll uus, kuid Clio põhiväärtused on läbi aastate jäänud samaks. Kompaktne, soodne ja oma raha eest saab siin päris palju premium tunnet. Kuid väiksel autol on päris suur võti. Ja see on Renault jäänud aastate jooksul samaks. 12 000 eest 2018. aasta Clio puhul pead arvesse võtma, et tegu ei ole premium-klassi autoga. Küll aga, kui sa iga päev ei pea külmkappe vedama ja peamiselt liigud linnas, siis ma mõistan, mille pärast just Clio selle topi domineeris, sest Renault hoolduskulud on suhteliselt madalad ning linnas sõitmise seisukohast on ilmselt ühe parima valikuga. Targemad mehed oskasid selle väikse mootori puhul öelda, et tasub vaadata sõidukeid, mille läbisõit oleks alla 200 000, sest peale seda võib juhtuda ükskõik mida. Järgmist autot autoportaali topist ei leia, kuid linnapildis näeme neid palju. Tegu on Volvo linnamaasturiga ning ilmselt neid ka ostetakse omajagu. Huvitav fakt Volvo kohta, et iga nende sõiduauto kohta müüakse 3 linnamaasturit. Konkreetne XC60 on keskmises mõõdus ning 4-veolisena meie praeguste hangede vahel päris mõnus auto, millega liikuda. 31 000 eest sa saad 4-veo hübriidmootori ja 5,4 liitrise kütuse kulu. Premium-klassi auto puhul pead arvestama seda, et saad ka premium-klassi hoolduskulud ning mõnigi targem mees on neid võrrelnud Mercedesega. Nahkistmetega Volvo puhul on selge, et see sobib väga hästi pereautoks, kui ees palju ei laiuta, on taga kõvasti ruumi ning igasugust kraami siit pealt ära puhastada on lihtne. Kõik, mis liigub, see kulub. Volvod on suured mugavad sõiduautot ning nende läbisõidud lähevad kiiresti suureks. Hirmuda ei tasu, sellepärast, et kui autol on korralik hooldusajalugu, siis tegelikult on see valik suhteliselt turvaline. Nüüd tagasi edetabeli juurde. 3. koha võttis kindlalt endale Dacia Duster. See konkreetne kaevate meie jaoks välja lumeangest. Dacia on Renault gruppi kuuluv Rumeenia autobränd, mis võiks öelda, et on Renault siis läbitöötatud detailidest kokku pandud. Hoolimata oma läbisõidust 120 000 on see auto ülihästi hoidnud oma hinda ning võimalik saada ka 4-veolisena. Dacia on lihtne auto, kõik asjad on olemas. Suur ekraan, nupud, rool, käsipidur. Ehk siis inimesele, kes tahab endale lihtsat autot, on Dacia hinna ja pakkumise suhe ülihästi paigas. Olen aastate jooksul sõitnud väga paljude autodega ja Dacia oma turundusmaterjaliga on ilmselt esimene, mis on suutnud mind siiralt naerma panna. Horisontaalne kapott ja vertikaalsed tiivad, mis jätavad kindlalt teel seisva auto mulje. Dacia kõige suuremaks miinuseks on ilmselt see, et konkreetse logoga naisi liiga palju ei saa. Täpsemat statistikat ja automüügikuulutusi vaata autoportaalist. Selleks kuuks sellised autod järgmine kuu jälle.